Aasta alguses käivitunud Eesti-Läti rongiliin on pea peale pööranud Otepää, Tõrva ja Valga piirkonna inimeste rongigraafiku. Nimelt, kui varasemalt jõuti siit kandist Tartusse rongiga kella 9 hommikul, siis nüüd jõutakse 11:30. Arsti juurde ei saa ja tööle ei saa mõned ja on vaja arsti juurde minna. Siin on see arstiabi natuke nigel. Elan Lüllemäel ja sealt paljud inimesed käivad ka Tartusse tööle. Ja tõepoolest, kui varem nad said sõita niimoodi, et kella 9 või veidi enne 9 jõudsid Tartusse, siis nüüd on vaja ärgata kas siis 6 paiku, et jõuda ja siis kus inimesed on senikaua või siis tuleb oma transporti kasutada, et see igatahes pööras nende inimeste elud täiesti pea peale. Mulle tuli kuidagi see nagu väga suure ehmatusena ja järsku nagu ämber külma vett, et selline muudatus on tehtud. Tuli tegelikult välja, et väga paljud inimesed on jäänud oma igapäevasest liikumisvõimalusest tööle, kooli, arsti juurde, kas või tuttahatele külla, sugulastele külla jäänud ilma. Meil on tähtis, et inimene elaks siin, oleks siia sisse kirjutatud, tuleks meile maksud ja õhtuti hindaks meie loodust ja keskkonda ja meie linna ka. Aga kui töö on tal Tartus, siis tal peab olema mugav liikuda edasi-tagasi, sest muidu ühel hetkel ta kolib siit Tartusse ära. Kohalikel teeb meelemõrudaks ka see, et Eesti maksumaksjad toetavad Tallinna-Riia rongiliini rohkem kui 1 000 000 euroga aastas. Läti valitsus seda aga ei toeta. Ja nüüd selle sama rahvusvahelise liini tõttu on ka Kagu-Eesti rongiühendus ülikooli linnaga häiritud. Me ütleme niimoodi, et neid kahte asja vastandada ma ei pea mõistlikuks. Me teame, et Balti riikide suurim lennukeskus on Riias, et sealt on võimalik ka siis soodsamalt reisida. Et ma arvan, et see ühendus kehtib kahte pidi, kindlasti turgutab see ka Lõuna-Eesti majandust teatud määral. Paraku nii on, et Elronil on piiratud arv ronge, kõik rongid, mis meil on kasutuses. Ja seetõttu, et me Tartu-Riia reisi avasime või liini avasime, me olime sunnitud nihutama siis Valga-Tartu väljumist 2 tundi hilisemaks, mis tõttu siis inimesed enam 9 rongiga ei saa. Et olukord on tõsine, kutsuti regionaalminister Hendrik Johannes Terras täna Valga Raekotta, et leida üheskoos lahendus. Leiti, et esialgu hakkab seda liini asendama buss. Siis leppisime kokku, et me teeme 1. märtsist liini, mis siis väljub hommikul Valgast, jõuab 8:45 Tartusse, läbib neid sihtkohti, mis ühistranspordikeskus näeb, et tagaks selle asenduse, siis seni kaua, kuni vabaneb rong, mis selle liinil tagasi tuua, ehk siis see rong ei ole läinud igaveseks, ta läinud ajutiselt. Muidugi, mis ta inimeste jaoks tähendab seda, et kui me hakkame transpordiga, bussiga sõitma, siis see ajakulu ja ümberistumised on tegelikult ju suur probleem. Et ja samas ikkagi inimesed, kes läksid rongi peale, said ka teha oma tööd ja aega ka ratsionaalselt väga ära kasutada enda jaoks. No see on parem kui mitte midagi, aga loomulikult selle ajaga inimesed harjuvad ju teistpidi juba ära, et selles mõttes on autoga sõitma siis? Kas autoga sõitma või nad vahetavad lihtsalt elu või töökohta, et see tegelikult muudab väga palju inimeste eludes. Täna sai selgeks see, et suvekuudel toimuvad Tartu-Valga vahelisele raudteelõigule ehitustööd. Meil on tõesti juuni ja juuli väga suured remondid tulema sees Tartu-Valga vahel, mis tegelikult tähendab seda, et meil hakkab iga nädal olema 2 päeva sellist hetke, kus me rongidega sõita ei saa, sest et rööpaid ei ole. Hommikune rongiliiklus Valga ja Tartu vahel peaks kõigi eelduste kohaselt taastuma järgmise aasta alguseks. Ma arvan, et täna oli laualt see lahendus võtta kõige parem, et tulevikku vaadates ka Elron lubas meile, et aastal 2027, et tänase 5 liini asemel hakkab Valgast väljuma 7 liini, neist 2 on siis kiirliinid.